Meil on jäänud natukene vähe aega selleks, et arutada digiskeeme ja sellepärast ma salvestan teie jaoks väikse lisamaterjali, mida on siis võimalik koos meie õpikuga üle vaadata. See on siis see inglisekeelne õpik. Ja meie peame natukene kaugemale minema. Kui ma praegu õigesti leian seda lehte, peaaegu õigesti, siis võikski sinna 123 kirjutada, aga tahaks veel ütelda, et siin umbes mingi 10 lehte ettepoole on siis see chapter 2, kus asuvad asjad, mida me oleme eelmine kord selgeks õppinud. Saate korrata, saate vaadata, kuidas te aru saite. Ja mina siis praegu keskendun digiskeemidele. Et see, et ma sinna trükkisin 123, reaalselt vastab leheküljele 99. Ma praegu läksin ühe lehe ülespoole. Me oleme natukene küll arutanud, aga vaatame veel üks kord üle, et kui meil on disjunktsioon ehk või tehe, siis põhimõtteliselt me kasutame sellist ventiili. Gate on siis eesti keeles ventiil või siis element, kus on serv kumer ja nina natukene teravam. And element on siis siin ümmargusem ja siin sirge. Õpikus on väike viga. Autor ei ole märganud, et tal jäi siia disjunktsioon, kuigi peaks olema konjunktsioon. Kusjuures jah, et kui ta pärast paneb asju kokku, see on natukene teine valem, et siis seal on juba märgid õiged. Et siin on siis konjunktsioon P and Q ja siin on P või Q. See kolmnurk esitab siis eitust. 3 elementi, 3 ventiili ja sellest me siis saame kõike joonistada. Selleks, et näidata meie programmis, kuidas joonistamine käib, ma võtan selle valemi ja kopeerin siis sinna online'i. Et mul oleks kerge meeles pidada, mille kohta me skeemi joonistame. Selleks, et kleepida asju, mida ma tekstina kopeerisin, saab annotatsioonide all võtta selle teemärgikese ja siia siis kasti sisse panna paste. Paraku need loogikasümbolid ei tule korralikult kaasa, et ma kirjutan sõnadega praegu, et mitte otsida lahendust. And peab siin olema. Nii. Ja see, et siin seisavad sulud, on tegelikult väga hea asi, kuna see aitab meil struktureerida oma peas elementide paigutust. Võtan sisendite all selle valiku, lohistan välja ja annan talle nimed siin siis selles omaduste menüus, omaduste aknas saab nimetusi panna. Nii, panen siis teise ka siia ilusasti. Aga kolmandat esialgu ei pane. Ventiilide all otsin and elementi, tõmban välja. Ja nüüd selleks, et see kõik oleks siin ilusasti ühendatud, tõmmates teen selliseid pause, siis tekivad küll punktikesed, aga pilt jääb ilusamaks.
Samas te ei pea seda tegema ilusaks, et tähtis, et need elemendid oleksid ühendatud, siis nad töötavad. Nii, esimene osa on valmis. Paneme siis selle R-i ka siia juurde. Nii, tuleb siis R. Lohistame veel ühe vendiili. Nii, vendiilid on meil siin. Ja ma paigutan natukene kaugemale, sest et minul on ju vaja ühendada selle otsaga, mis me oleme juba paika pannud. Et natukene siis seda ilu üritan jälgida. Nii, ühendan ära. Siin siis läheb otsa. Nii. Ja et oleks hea vaadata, kuidas see kõik simulatsioonis töötab, panen siia ka väljundi. Ja ühendan ära. See on siis vot see valem. Nii. Kui te mäletate, siis selleks, et and väljastaks meile ühe ehk true väärtuse, peavad kõik sisendid olema ühed. Ja kui vähemalt üks nendest on 0, siis vastuseks ehk viimaseks arvutuskohaks, selle tööväärtuseks tuleb ka 0. Tuleme õpikusse tagasi. Tahan teile näidata ka natukene teistsugust olukorda. Selle skeemi peal on meil põhimõtteliselt üks ja seesama P. Nad küll kirjutavad seda kord suurena, kord väiksena, aga põhimõtteliselt nad tahavadki kasutada konjunktsiooni 3 korda. Me saame aru, et me saame seda ilusasti lihtsustada ja see ei ole üldse hea viis selle asja tegemiseks. Aga vaatame, kuidas meie programmis saaks sellist asja joonistada, et see oleks veel ilusam. Olen nüüd tagasi meie skeemide juures ja teen siis samasuguse valemi, mis oli seal siis õpikus näidatud. Kirjutan ka siis välja juba, et see pärast oleks teil ilusasti meeles. Et siin on siis tehtud nõnda, et B and B. Panen sulgudesse. Ja siis veel üks kord B. Antud juhul see loomulikult on väga naljakas valem, aga meil võivad tekkida olukorrad, kus me põhimõtteliselt ühe signaali peame jaotama mitme elementi vahel ja siis me tegelikult peamegi liikuma ainult ühest sisendist. Et panen siis siia nõnda selle sisendi B-tähega. Nüüd otsin ventiili, tõmban välja ja ühendan. Nüüd siia võib siis joonistada veel ühte joont. Näiteks niiviisi. Ja antud juhul siis on näha, et nad on ühendatud ühe ja sama elemendiga. Nii, meil nüüd oleks vaja veel ühe B juurde panna ja et see tuleks
ühendatud selle väljundiga. Joonistan siis veel ühe ventiili, ühe otsa panen siis siia nõnda. Nii, ja teise tõmban samasse kohta. Panen väljundiks ka. Ja katsetan 0 ja 1. Et see näide siis üldiselt seletab teile, kuidas ühe signaali mitme ventiili vahel jagada. Tulime siis tagasi õpikusse ja ma tahaks teile näidata ülesandeid, mis siin veel on olemas, et esialgu on siis üsna sarnased sellega, mida me tegime tunnis. Te võite proovida neid lahendada. Siin on nagu siis, ütleme, samas stiilis, nagu me tegime, siis tagurpidi ülesanne, et kus on juba valemid antud ja te peate seda sõnadeks dešifreerima. Mingil määral me seda ju ka tegime, aga saab nüüd eraldi seda katsetada. Kui te tahate, te võite need lahendada ja peale tundi tulla, et ma vaataks üle, kui te natukene kahtlete. Ja siis vaadake edasi, et siin on ka tööväärtuse tabelite jaoks ülesanded ja loomulikult ka ventiilide kohta. Ja ma tahaks praegu teiega teha tagurpidi ülesannet. Et dešifreerida skeemi, mis on siin esitatud. Siin on küll, näete, joonistatud nõnda, et see A ja B on topelt joonistatud. Meie teame, et meie programmis me oleksime saanud otse ühendada ühest sisendist mitmesse ventiili, aga nendel on praegu joonistatud nõnda. Ja dešifreerimise jaoks loomulikult selline skeem on mugavam. Ma kopeerin Wordi ja seal siis kirjutame valemit. Siin on siis meie valem on. Ja et mul oleks natukene võib-olla mugavam kirjutada, mõtlen, kas ma kasutan kõik sümbolid nii nagu peab, aga teeme siis ilusaks ka, et mõistlik on teha nõnda, et vaatame nagu siis esimese ventiili. Tegelikult esimene ventiil on siin näitus, aga ütleme esimese sellise koondventiili. Ja paneme sulud paika, et see osa oleks meil mingis mõttes eraldi. Et meil on siis A või mitte B. Ja ma siis ilusasti võtan sümbolit, panen disjunktsiooni, panen eitust ja panen B. See on siis esimene valemi osa. Jätan selle praegu eraldi. Nüüd näete, siin on ka mitmest osas koosnev skeem. Et panen eraldi sulgudesse B ja C. Ja vaatan edasi. Siin palutakse seda panna and-tähega, konjunktsiooniga, A-tähega, lausega kokku. Ma kirjutan siis selle A siia ära ja panen õige märgi. Nii. Ja edasi siis näete, siin on kogu sellele osale
rakendatud eitust. Ma panen siis kogu selle osa ka sulgudesse ja lisan eituse ettepoole. Nii, nüüd see ja alumine valem peavad minema kokku and-tähega. Ja ma panen siis selle ändi praegu siia. Samas võib ka ühele reale paigutada. Lihtsalt see ilu võib-olla saab natukene kannatada. Nii, nüüd edasi siis me peame kogu sellele avaldisele paneme or-tähega juurde D-d. Kirjutan selle D ära ja nüüd selleks, et segadust vältida, kasutame sulud, nii nagu aritmeetikas. Parem rohkem neid kasutada kui vähem, sest eksida on väga lihtne. Et siia siis tuleb or. Nii, kontrollime üle. A või mitte B. B ja C ja A. Eitus kokku konjunktsiooniga ühendatud, sulud ümber ja D. Mõnikord, kui te ei näe, kuidas need sulud paiknevad programmeerimises, tarkvara ilusasti näitab, kus on paariline. Wordis loomulikult me ei näe, kus on tema paariline, siis võib põhimõtteliselt värvida neid kahe kaupa, et kui te ei näe täpselt, kui palju neid on kokku pandud ja kas kõik on õigesti. Vot, selle koha peal ma siis oma videot lõpetan. Harjutage, vaadake õpikut ja kohtume!